Tere kuulama muusikanõunike podcasti. Siin Delfi meediamaja stuudios on kriitikud Siim Nestor ja Valner Valme. Otse loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets. Ja loomulikult täname meie toetajaid Stepsel, Tepsli, MF, nii, Tepsli, Muusikalinn Tallinn ja Converse Eesti, aitäh teile kõigile. Siim, popmuusika maailmas on praegu põhiuudised selle Super Bowliga seoses, ma pakun. Jah, selle ümber ikkagi ameeriklased ise peamiselt lärmavad ja vaidlevad. Ülejäänud maailm, mul on tunne, et itsitab peamiselt. Sellepärast, et seal toimus neid 2 erinevat. Kas sa vaatasid ka? Ei, ma ei vaadanud ja ei ole jõudnud ka seda salvestust vaadata Bad Bunny esinemisest. Üldiselt sa vaatasid või oli äge? Ma olen ainult mingit juppe näinud, aga ma olen kuulanud mõnda juttu sellega seoses, mõnda teist podcasti ja oldi vaimustunud ja et ka Bad Bunny ei teinud seda, et ei hakanud mingit tugevat poliitilist seisukohta seal võtma, nagu Grammidel oli, vaid rääkis pigem sellest, et me oleme kõik üks suur Ameerika ja oleme rõõmsad selle üle, et kes me oleme ja miks me oleme. Ja ta vist pidas Ameerika all silmas seal nii ladina kui siis Põhja kui ka Ameerika kui Kanada. Kõik loeti ilusti seal üles, see oli selline suurepärane show, ma saan aru ikkagi. Nii palju kui mina ka nägin, ma arvan, et mulle vist isegi imekombel oleks ka meeldinud. Ja siis paralleelselt toimus see Charlie Kirki, mis iganes mulle tuleb praegu meelde, mis selle tema igal juhul nende siis alternatiivne asi toimus ka. Jah, kus oli Kid Rock peaesine. Seda ma kuulsin ka, et Kid Rockil pidi olema lugu, kus ta laulab sellest, et kui talle meeldivad tüdrukud, siis alaealised. Ja ta oli laulis seal seda? Ei, aga tal on selline lugu ja siis ta oli nüüd sellel kristliku organisatsiooni siis alternatiivsel Super Bowli meelelahutusvaheajal siis esinemas. Et ausalt öeldes on nii mõnusalt tagurpidi maailmas asjad, et teinekord raske aru saada. Jah, kui Super Bowli ajal juba Ameerika Ühendriigid täiesti lõhki rebenevad, siis on ikka asi hull. Kuigi muidugi see Bad Bunniga vahe-show sai kõige rohkem vaatajaid läbi aegada, mis on sellel Super Bowli vahe-show'l olnud. Nii et selles mõttes on nagu üksmeel nagu suur. Seal oli 35 miljonit vaatajat, umbes suurusjärk ja siis teise poole konservatiivsemate need, kes ei tahtnud, et hispaania keeles lauldakse Super Bowli ajal, nende vaataja arv oli seal 5 miljoni kandis. Jah, seal naljakas oli see etteheide, et miks lauldakse hispaania keeles ja immigrant. Inimestel läks meelest ära, et Puerto Rico on Ameerika osa ja Bad Bunny on Ameerika kodanik, aus. Ja naljakas oli ka see, et Trump on ka nüüd muusikakriitik. Tema vist ei vaadanud seda Kid Rocki esinemist ja vaatas ikkagi Bad Bunnyt ja rääkis, kui jube see oli. Nädal varem või paar rohkem äkki sõimas Bruce Springsteeni ja et kihvt. Ega talle palju neid artiste pole jäänud ja Nicki Minaj ja Kid Rock ongi vist ainsad enam päev. Kuulsad toetajad. Eestis on, ma arvan, täna reede, eks ole, kui me eetrisse läheme eile õhtul välja tulnud uudis, et ansambel Who tuleb uuesti kokku. See on sellepärast mulle väga huvi pakkuvat, et ma kahtlustan, ma arvan ja ma tahaks teada, kas see lähebki nii, et ma kujutan ette, et nende comeback kontserdile tuleb suuresti selline hea grupp,
mis on umbes sama vanad kui bänd ise, umbes sellised 20-aastased, 25-aastased, kes, kui see oli Who esimene see kuldaeg, olid veel liiga väikesed, armastasid väga, mida nad kuulsid, aga ütleme nii, et nad võib-olla ei saanud kontserditele minna, ei võetud kaasa, või kui viidi, siis on pilt ikkagi sellest veel suhteliselt hägune ja nüüd neil avaneb võimalus seda klaari selge pilguga näha, tunnetada. Ja muidugi on huvitav, et see toimub uues sündmuspaigas põhimõtteliselt Tallinnas, Kakao ladu, Hundipea arenduses, mis on sealt Noblessnerist edasi Paljassaare poole hakkab uus ala kerkima. Ja mõistagi kõige suurem asi ei ole veel toimunud või seal kulminatsioonini ei ole veel jõutud, see on Eesti Laulu finaal homme, laupäeva õhtul. Et see on ka suur, jah? No on ju see ikka oluline. Aga ma kuulsin, et selle ei pidavat ühtegi head lugu olema. Ma kuulasin, et läbi siin üks õhtust ma pidin ajalehe tarvis punkte panema. Mõned lood on küll päris okeid. Täitsa põnev on, ma ei tea, kas ma vaatan isegi, aga kui ma vaatan, siis on põnev, et ma ei ole ühtegi lugu kuulnud. Ma isegi ei tea, kes seal osalevad see ma kord. Pidin läbi kuulama. Te olite vanasti olite seal komisjonis kogu aeg. Jaa, aga no seal on nüüd vanasti olid otsustajad sellised, seal olid sellised otsustajad, kes kutsusid žürii liikmeid, olid sellised moodsamad inimesed, nüüd on seal nii agro inimesed, ma ei teagi, kuidas see asi toimib. Mind kutsus Paada. No, tegelikult mind umbes 2-3 aastat tagasi veel korra kutsuti, aga siis ma ei läinud. No see selge see, et see avaldab popmuusika elule suurt mõju ja nendele artistidele, need on seal väga pingis, neil tuleb endal praegu investeerida, kõik on ju kogu see harjutamine, videod, lavashowd, kostüümid, kõik, mis nad seal teinud on, see tuleb seal kas grimmeeriat ei olegi ETV poolt või? Midagi on kindlasti ETV poolt ka, aga üks väljub neid selles mõttes võitjana, et saab oma investeeritud raha tõenäoliselt ikka mitmekordselt tagasi. Kui sa selle Eesti Laulu võidad, sa teenid sellega lõpuks aasta jooksul väga korralikult. Tõesti, jah? Tõesti. Valner, oled kuulanud ka midagi? Olen ikka, jah. Mul võib-olla üks... paberit ma ei näe. Ma unustasin. Mul on tegelikult mingid selle aasta albumeid, oleks ka juba siin nimetada, aga vast järgmine kord siis on. Aga mis mind vapustas, kui äge oli Cabaret Voltaire'i uus live. Nad ju tulid nüüd aasta lõpus kokku tegema paar tuuri, isegi vist mitu. Sa käisid kontserdil või? Ei, ma vaatasin YouTube'ist. Okay. Seda õnne või pealhakkamist mul ei ole olnud, et päris minna, aga ma vaatasin mingit Briti live väikses klubis tundus olevat ja et kui šef ikka, ma tihti vaatan live, et millised mingid vanad tüübid välja näevad või kuidas nad vormis on või see nagu selle mõttega, huvi pärast, antropoloogilisest huvist, ma ei viitsi neid tavaliselt lõpuni vaadata ja isegi mõnikord pilti ei pea vaatama, aga kuulad, aga see Cabaret Voltaire'i live täiesti naelutas mu. Esiteks, kui profid nad on, nagu iga päev teeks seda, nad on ju pidanud pausi laividega üle 30 aasta, millal neil tuli viimane selline, ütleme, see... Richard H. Kirk tegi ka paar plaati siin üksi sel sajandil, aga põhimõtteliselt 94 minu arust tuli neil viimane album nagu, ja siis, kui olid Mallinder ja Kirk kahekesi veel. Ja nad ei ole sest saati ka minu arust laivis tegutsenud ja nagu iga päev teeks seda, tulevad vanad mehed lavale ja selline hull, mitte show on palju öelda, seal ei ole suurt vaatemängu, aga ütleme, kui tüübid teevad oma asja nii hästi, nad on nii innustunud selle küljes, seal on mingi eriline crazy vibe tekkis. Kas tume oli endiselt? Tume, aga ülimalt kütkestavate biitidega. Neil on neljakesi on nad laval praegu. Üks tüüp, kes on neil alates 82 olnud live koosseisus. Kes on ka Eestis käinud? Ja, oota, kes see? Ainukesena see...
algne Cabaret Voltaire'i 3. liige ka. Sa mõtled Chris Watsonit, tema oli küll laval, aga seal on neil niisugune mitteametlik 4. liige, kelle nime ma ei suuda skleroosi tõttu praegu öelda. See oli laval ja siis oli Moon Landingsi trummar, nagu see trumme, üsna minimalistlik komplekt, aga hull kosmeline groove tuli sealt kokku ja siis Mallinder ise ju laulab ja teeb seda ülišefilt siiamaani. Ja tavaliselt ma ei vaata, jaa, seda ka. Ta kordamööda mängis bassi vahepeal, tegi oma neid elektroonilisi vidinaid seal. Ja tavaliselt ma nagu, kui isegi kuulan neid laive, siis ma ei vaata ikka, muud aknad on lahti, vaatan, teen muid asju, aga see täiesti naelutas mind vaatama ka, kuidas nad seal laval olid. Mingi eriline fluidum, ega nad väga ei tõmble seal, aga põngutavad ja teevad oma seda asja. Nii et üli lahe kontserdi elamus YouTube'i kaudu. Mul on hea meel tervitada meie saatekülast liiga tihti, me siin seda öelda ei saa, aga sel korral saab vist teist korda meie saate ajaloo jooksul. Kaua me oleme saadet teinud? 23 aastat. Et 23 aastat oleme saadet teinud ja ma saan öelda, et meil on külas üks ja ainus. Lauri Saatpalu, tere! Tere! Sest et eelmine kord sai üks ainus öeldud Linnal Priimäele, sest et mõistan täiesti. Analooge mitte oma. Ja analooge ülejäänudel ikka leiab. No kui Siim sind kutsus siia, ma natuke nägin seda kõrvalt, siis selle aja leidmine, et sa siia stuudios saaksid tulla jolki nii lihtne, et ma saan aru, et käed ja jalad on endiselt tööd täis. Selle aja leidmine ei olnud lihtne sellepärast, et Siimul oli kogu aeg mingid muud asjad. See oli meie pärast, mitte tema pärast. Mina. Ja, aga et see kellaag ei saa, siis see päev ei saa, reedel ei saa. Siim lihtsalt teatas, et tead ikka see kellaag ei sobi ja see kellaag ei sobi. See ei olnud kuidagi seotud. See oli pigem meie stuudite ja meie tiimiga. Muidu küsimust kuulasid seda? See sisse juhatas sellele, millega Lauri hetkel rakkes on. Siis hakata siia mingit oma ego praegu vahele toppima. Vabandust. Aga ühesõnaga, sul ei ole mitte muffiga teha, istud kogu aeg kodus ootad ja siis Siim ütleb, tule, oota ära, tule. Et sul hoopis tule neljapäev, ei tule kolmapäev. Kogu aeg mul on reis toonuses ja et saaks aga hüppes, põhimõtteliselt, mida sa ikkagi keset nädalat päeval teed tööpäevadel, ikka toimub ju õhtul. Et praegu on mõningad kontserdid ja etendused tulevad jälle, eks suvi on loomulikult tihedam. Et inimene, kes aega ei leia, see otsib halvasti. Mis Pantokraatoris on uus laulja? Jah. Mis sellega juhtus? Selles mõttes mul oli väga kummaline. Sõitsin autoga, siis raadios oli intervjuu, uus album, siis tuleb lugu, siis mõtled, what? Et mis Saatpalust saanud on? Ei, mina, see on asjade loomulik käik, et peale seda viimast ansambli nii-öelda lahku minekut, mis toimus, ma ei mäleta, millal, minu jaoks oli see teema lihtsalt lõppenud ja kui Erik mitu korda kutsus veel, et hakkame uuel ringi peale, siis minul oli lihtsalt teised tegemised ja teised huvid ja siis nad otsisid tükk aega seda lauljat ja õnneks leidsid lõpuks Taavi. Sa leidsid hea laulja isenest. Jah, mitte küll Lauri Saatpalu, aga... Jah, aga teistsugune. Oota, kas tähega siis nagu segaks? Tähega ei segaks mitte midagi, aga vaata, ma olen ju inimesel ka ikka meil huvid muutuvad, meil muusika maitse muutub, mina ei ole isiklikult paadunud progerocki fänn üldse, ma kuulan väga hea meelega progerocki ka omal ajalgi ja praegugi vahest paned nostalgiliselt, vaata autos nüüd on ju hea Spotify'st igasugu asju, tuleb meelde, sõidan Tartusse, kuulan, ma ei tea, Tseppi või Emerson, Lake and Palmerit või midagi iganes, aga mõned asjad saavad, näitlejad ka vahetavad teatreid, eks ole, kes läheb teatrist ära vabakutseliseks, siis saab aru, et ei saa hakkama, läheb pöörlunib teise kohta. Et see oli väga loomulik. Aga nad on ka hirmus professionaalsed, on ju? Kes need? Need Pantokraatori mehed. Mis mõttes?
no mul jäi selline mulje siis, kui nagu see see esimene tagasitulek, eks ju, need on nüüd, neil on vist 2, eks ju. No, Pantokraatoril oli ju pikk paus, siis nad tulid tagasi. No siis me, et nagu... Siis olid sina veel pundis. Siis ma olin, pundis. Ja siis ma mäletan, et kuidagi ma ei mäleta, et oli mingil põhjusel, kas me esinesime kusagil koos või miks, aga igal juhul ma nägin Pantokraatori pilliparki pakituna. Ja seal oli uhked kirjad peal nagu ma kujutan ette, eks, et mingi U2 või mingi ühesõnaga päris professionaalsel bändil, eks, et igal karbil oli... on eluaeg stiili olnud. Okei. Aga selle sinu muusikamaitsest me saime ju aimu, eks ju, Kuku raadios, kus sa tegid rõõsõkaid. Jah, võib-olla mitte päris selles mõttes, et ma ikkagi mängisin omal ajal selles saates muusikat, mida ma aktsepteerisin muusikuna ja see võis olla ka täiesti erinev minu lemmikmuusikast, eks ole, aga kui keegi mingi näiteks Eesti mõni noor bänd ikkagi kõrvu lukustavalt ikkagi oli kuulda, et nad püüavad päriselt muusikat teha, see võib-olla mulle eriti ei ole minu südame järgi, aga ma kindlasti püüdsin ta eetrisse. Andsin eetrisse, jah, et selles mõttes selles mõttes oli jah minu maitseid. Inimesed, kes teevad lahedaid asju, et... Siis, kui sealt Kuku raadiost äraminek toimus, siis see oli niisuguse väikse aplombiga ikkagi, et igatsed taga ka seda või? Ei igatse. Ei, mis ta aplombi? Ei olnud mingit aplombi. Mulle öeldi lihtsalt, et raha ei ole ja mine ära. Ja aplomb seegi. Ja vaesel ajal on sitt ikka ähk, eks ole. Et aplomb, et tegelikult, mis mul natukene kahju oli, et tegelikult öeldi, et igasugust kultuurilist ja muusikalist mitmekesisust ei ole eetris vaja. Et mina seal juhul, ma olin üle 30 aastaselt töötanud, ma sain kõik oma hüved ja tasud ja kallid kõrvaklapid kingituseks ja ega inimene ei peagi ühe koha peal olema. Kuldsed kõrvaklapid? Põhimõtteliselt need on väga head kõrvaklapid, nendega ikkagi nüüd sa varastasid sealt kaasa lihtsalt? Kusjuures ei varastanud, peatoimetaja kinkis, kes sai nüüd ka kinga. Ma tean, jah, sai küll. Võib-olla sellepärast, see oli kohtuprotsess mitu aastat, miks sa saad palule need kuradi klapid. Sul nii kaua läks aega talle kätte maksmisega. Aga meie kohtud ju jahvatavad aeglaselt. See on tõsi, jah. No võt, et sellest on natukene kahju, et see ka Eraraadio playlist on veits ühe ülbaline ja mulle muidugi meeldib, mul tunnet endiselt, seal on nüüd küll jah, pisut muutunud see, mida seal muusikana eetrisse pannakse, aga pisut enamasti, aga mitte liiga palju, et tegelikult ei ole tal võrdset Eestis. Ma mõtlen seda ammu juba, et seal tuleb vanad head normaalsed popmuusikat, mida ikkagi ükski teine jaam ei mängi. Isegi need nii-öelda retrojaamad ei mängi sellist asja, mida tuleb Kukust, et selles mõttes ärme neile ikkagi vett peale tõmba. Ja lõpuks igaüks võib ju teha seda, mida ise tahab, eks ole, kui see ei ole just päris saati enda raha eest. Ja. Aga sul on muidugi praegu selles mõttes huvitav aeg ka ju, et sul on kõva hitt praegu koos. Mul on kõva hitt. Koos Liis Lemsaluga. Millega pärast ma ei usu, et sa ise läksid talle pakkuma, et kuule, et teeme koos midagi, või oli nii või? Ei olnud. Sinu mitteuskumine on täiesti normaalne. Kuidas see lugu sündis? See lugu sündis väga lihtsalt. Liis helistas mulle, et tal on üks lugu, kas sa oled nõus teksti tegema, sest tema kuuleb häält oma peas. Ja see on sinu hääl? Jah. Ja see hakkas mul ka jube ja ta andis mingid näpunäited, millest see on ja siis ma tegin teksti, läksime stuudiosse, salvestasime selle ja kuivõrd see on vist
ma ei tea, mis rahvusest see tema produtsent on, ta töötab tegelikult Hollandis, ta elutseb Hollandis, aga kahtlaselt oli nagu inglise nimi, aga no vahet ei ole. Ja siis nad selle miksisid kokku ja näe, nüüd on hitt ja siis aga salvestades said aru ka, et tuleb hea asi? No ma ei oleks hakanud sõnu ennem tegema, ma sain aru, et see on selline catchy poplugu, et ta ei ole selline igav, et see on tore estraadi pop laul ja sellel on täiesti mõtet. Ja vanakooli mees ikka estraat, noored ei tea, mis estraat tähendab. Estraat, aga okei, muidugi. Ja Süldi kohta muuseas öeldakse tänapäeval lädra. Ai, seda ma ei tea. Ja, et see on lädra pop, ehk siis vanasti oli sült, nüüd öeldakse lädra. Vanasti oli traadilood ja estraadilood. Ahaa. Ma ei teadki seda. Mina ka ei tea. Traat ja estraad. Oli ju see... Oli muidugi, aga seda seost ma ei teadnud. Sorry, segasin vahele, vabandust. Riimub hästi. Vabandust, segasime vahele. Jah, aga ega see... Ühesõnaga, ta sulle kaua peale ei pidanud käima, olid kohe nõus? Jaa, kerge on ju ära öelda, aga palju toredam on võtta vastu väljakutse, sest nii kui välja poleks midagi tulnud, siis ei oleks lihtsalt keegi sellest midagi teadnud. Ja millal uus tääga tuleb? Või taagö? Taage. Ütle taage, see on rootsi keeles. Taago on saksa keeles. Tagenhaus. Ja, kõik see täpselt sinna, kõik see sama. Ma ei tea, aga meil on praegu siis käsil Fine Five'i tantsuteatriga Vahtra ajal ja Üllas Kuu nimeline teatrietendus, mida me eelmine suvi siis tegime Ermis ja nüüd kuivõrd see on Fine Five'il on siis nii-öelda ka laiendatud koosseis, meil on Itaalia tantsija tarid seekord ja kuivõrd see läks nõnavõrra hästi, siis täpselt samal ajal samas kohas nüüd sel suvel me teeme seda uuesti ja võib-olla kui hästi läheb, siis teeme mitu korda. Et see on nagu meie kõige tähtsam mõte ja see küsimus, et millal taage tuleb uus, ei oska vastata, sellepärast, et kui sa oled omal ajal teinud ansambliga aastas plaat või 2 aasta taga plaat, siis meil on neid numbriplaate ka ikkagi juba päris mitu. 7 numbriplaati, eks ole, lisaks sellele veel DVD kogumikud ja ega kuivõrd tunnistan ka, et ega me päris geeniused ei ole, nii et siis tuleb ikka koguda jälle. Ütleme niimoodi, et see vetsupoti veekoguja tuleb jälle täis saada enne kui vetsatamat. Ja just, aga seda ma tahtsingi siin veel enne, kui me hakkame muusikat kuulama küsida, et kuidas sa üldse lood tulevad, et kas tuleb nii-öelda vaim peale või siis öeldakse, et nüüd hakkame plaati tegema ja siis hakkavad tulema? Eks mingi king võiks ikka kuskil olla kas kubemes või kõril natukene, et nüüd ikka teeme. Vabatahtlikult sa kogu aeg ei tooda? Nii palju muusik ma ei ole, kuigi mõtted käivad kogu aeg ja millest teha, verbaalselt, see on küll olemas kogu aeg. Aga me oleme nüüd taage viimase plaadigi, me tegime ennem ikkagi Peetriga sellise laululaagri nii-öelda kahekesi, eks ole, kus me läksime lihtsalt, tegime 2 sessi päevas kuskil Hiiumaal Karu B-s novembrikuu. Kus kohas? Hiiumaal kus siis? Kassari rahvamajas. Ja et paned oma kola üles ja teed 2 sessi, vahepeal käid autoga ainukeses kohas Hiiumaal, kus süüa saab, eks ole, ja siis teed edasi, et mitte midagi sa teha ei saa, kedagi sa maailma päästa ei saa. Mõnus ju. Ja salvestad kogu selle jura, lihtsalt ebamõnus on pärast seda kogu seda jura kuulata ja sellest nagu mingeid asju nokkida. Aga seda pidi saab teha või siis teksti, et eks need meetodid on muutunud, et kui 18-aastaselt sai tehtud, võetud kõik, nii nagu kõik teised, võetud need luulekogud, eks ole, Alexar Runnel, Viiding ja nii edasi ja nendele trinna peale tehtud, et teed nagu laulu, nüüd teed natukene teist moodi. Nii et õhtuti telekas akustiline käes sa ei istu?
telekas on minu jaoks, ei ole jah taustapill, et ma lihtsalt pigem olen isegi sellise autistliku, mul on tugev autistlik spekter, et kui mina ei ole selline multitasking mees, et suitsetan, mul on pangalaen ja ootan bussi samal ajal. Et kui ma telekat vaatan, siis ma kindlasti vaatan mingit põnevat asja ja kui mind keegi segatakse, siis ma ärritun nagu mingi tatt. Okay. Aga nüüd viimane küsimus, stand-upi tegemisel oled mõelnud? Olen küll mõelnud, ma ei taha. Okay. Ma olen teinud monoetendusi mitu tükki, 3 tükki. See on põhimõtteliselt sama. Noh, nii ja naa. Ühest küljest on sama, teisest küljest ei ole, jah. Aga ma olen rohkem teatriusku, et ma sellise päheõpitud improvisatsiooniga, maitsed erinevad, väga hea, need, kes oskavad ja need, kes teevad seda, Pidi meeletult keeruline olema, et õnnestada. Igaüks räägib enda kohta. Et kõrvalt on vaatad, lähen teen ära ja siis, kui hakkad tegemas, saad aru, et aga nii on näitlemise, laulmisega ja paljude töödega. Ajakirjanikega siin vaatad, siistuvad siin laua taga. Ja eks ikka oma saba peab ka tõstma. Tõsi, hakkame muusikat kuulama. Teeme nii. Hindeid anname 1-10 ja Eesti ja mitte Eesti lood kõlavad vaheldumisi. Siin on vaikne ja mu hinges möllab torm. Mu sees on kõik see, mida öelda ei või. Paduvihma sajus, sõidan poole, hooletu on meel. Palun oota mind veel. Su poole mind teebib, kõnnin südame järgi. Kui öön elab mind ja su silmade värvi. Tulen viima piisab teos ära lahkusid veel. Mind pillub laiali tunnete eest. Su poole mind teebib, kõnnin südame järgi. Kõnnin südame järgi. Kõnnin südame. Nii heledaid külgi ma pole endas veel näinud ja niimoodi lõputult ringi ka enda ümber käin. Paduvihma sajus ikka su poole pikalt ei tee. Palun oota mind veel. Su poole mind teebib, kõnnin südame järgi. Kui öön elab mind ja su silmade värvi. Tulen vihma piisab teos ära lahkusid veel. Mind pillub laiali tunnete eest. Su poole mind teebib, kõnnin südame järgi. Tulen vihma piisab teos ära lahkusid veel. Mind pillub laiali tunnete eest. Su poole mind teebib, kõnnin südame. värsket Eesti popmuusikat Ann-Marleen ning Südame järgi. Siim, sa olid kuulnud seda? Vaid killukese, mitte tervenisti. Vaadates katkendit videost, kust tänapäeval nüüd vaadatakse. Teame, ärva räägi sellest. Ajusi rikutakse. Ja kisub kahte erinevas suunda see mind lugu, kui nüüd siin Ann-Marleeni eelmist materjali, või olles tema peale mõelnud siin, ja vaata just siin oli just see Eesti muusika auhinnade show, kus ta ka esines
ja mõtlesin, et tal tuleb ju sel aastal ka uus album, eks ole, et kuhu suunda nad lähevad selle oma stiili ja soundiga, mis nad on Boy Pepperoniga teinud ja mis oli ikka võrdlemisi omapärane, imelik, veider ja selles mõttes nagu väga huvitav sound, mille nad saavutasid. Ja ma mõtlesin huvitav, kuhu nad sellega liiguvad, mismoodi nad seda seesmist arhitektuuri lammutavad ja uuesti kokku panevad, et kindlasti mõlemad on nagu osavamaks saanud, selgemaks ise õppinud selle oma muusika hinge ja nii edasi, eks ole. Ja üritasin siis fantaseerida, kuhu see võib viia ja praegu seda lugu kuulates, siin on selgelt kuidagi tunda seda uut suunda, uut sihti, kus Ann Marleni muusika läheb, muidugi ei pruugi olla, äkki tuleb selline plaat, kus ei ole läbivat kindlat stiili ja soundi, vaid kõik lood kipuvad erisugused olema, aga siin natuke näib see liikumine olevat sellisele keskpõranda poole, sellisele arusaadavamale kohale Eesti popmuusikas, ta ei ole niivõrd futuristlik kui see Ann Marleni ja Boy Pepperoni varasem koostöö. Mulle tundus see lugu võiks näiteks vabalt olla ka Eda Iineseti esituses. Selline jungli beatiga ja siis sellised pehmed. Ma mõtlen siin enne kõike seda meloodiat ja mõistagi sellele andis see, kui see indie gitarilt võeti see tuhm loor maha, kui see sisse tuli, see oli väga selline Eda Iineseti vibe seal ja see loo meloodia ka, aga muidugi ta ei püsinud sellest, ta ei jäänud, see lugu ei jäänud paigale, ta oli iga järgmine etapp oli erisugune ja tegelikult väga mõjus, et mingis mõttes olen ma justkui tunnen ennast petetuna, et mind ei viidud rohkem kosmosesse, aga see, et ennast petetuna tunda muusikute ja uue loomingu suhtes käib asja juurde ja on tegelikult alati põnev. 8 punkti. 8. Lauri. Ahah, ja mulle meeldis ka, mida Siim ütles just, et see gitarri klähvatused seal pärast seda, kui see clean alguses nii-öelda ära kustus, see bländetja, et see oli nagu selle produktsiooni minu jaoks huvitavam osa, see gitarr. Ma nii lootsin, et sa ei ütle, kes see on, et mis, aga kuivõrd sa ütlesid, siis me ei saa enam vanad eestlased ütlevad, me ei saa damage'id tagasi pöörata. Minu jaoks on ikkagi laulul, laul võib siis infantiilse tekstiga olla, kui see on midagi täiesti erakordset. Muusika läheb kuskile lappesse või ma saan aru, et selle infantiilse teksti taga on ka artist, kes kisendab ikkagi tõde. Kuivõrd seda ei juhtunud Marleni puhul, vaid ta esitas ikkagi tavalist poplaulu, siis mind segab, kui tekst ei ole mitte mingilgi tasemel. Siin on ilmselgelt mängitud just soundi ja muu selle asja peale, kuivõrd Ann Marlenil on veel see häda, et tal ei ole nagu väga äratuntav hääl. Et ta ei ole nagu, ta ei ole Marju Kuut.
ta ei ole El Simma. El Simma, kui me nüüd siin vanematest, aga kui sa võtad ka Nancy Himma, tal on siiski spetsiifiline hääl. Meil on lauljaid veel, kellel on, ilmselgelt Anett Tamm ja sa tunned kohe ära tema või välismaalt näiteks Alice V. Blue kohe, sa kuuled ära, et tema laulab. Ann-Mari Leinil seda praegu paraku vähemalt väljendada selles produktsioonis tal ei ole õnnestunud või ei ole lastud või ei ole ise selle peale tulnud. Et seoses sellega minu jaoks ja see lugu nagu kosmosesse ei viinud, et ta tammus nagu paiga peal, et ta oli selline veits ka nagu selline tunne, et me püüame natukene inimestele ka vasta tulla, et ärme kosmosesse lähe ja siis ta ongi selline okei, 4. Valner? Ma ei pannud sõnu tähele, ma praegu hakkasin mõtlema, ma üldse ei saanud aru, millest ta laulab. Ma lihtsalt kuulasin loo arengut, kuulasin seda vokaali, üli koolitatud, ilusti lauldud, kõik iga võbelus välja mängitud, selles mõttes artistlikkus super, aga mis sõnad seal oli, võib-olla oleks olnud huvitavad sõnad, ma oleks märganud, aga mul tegelikult tihti on, kui ma esimest korda midagi kuulen, olgu eesti või inglise keeles, siis ma ei saa aru, millest lauldaks, sest ma... sa ei kirjuta ka ise sõnu, eks, et sul ei ole seda kretinismi. Ja, ma ei kogu nagu uut infot kohe. Kogun tähendab muudest aspektidest ja siin see lugu oli nii huvitava arenguga. Kõigepealt oli nagu kerge folgilik indie, siis oli siuke magamistoa R&B, siis tuli trip-hopilik atmosfäär, siis lõpust tulid siuksed pop-jungli beatid ja kogu aeg midagi muutus ja sahises ja hästi mõnus, sügav, pehme bass. Ühesõnaga, kõik sellised moodsa elektroonilise popi ja isegi tantsumuusika elemendid, need olid sinna popi keskpõrandale toodud, kõik tehtud läbi masinate lastud, tehtud kergelt vastuvõetavaks, aga maitsekalt ja mulle nagu selline lähenemine tohutult meeldib, ma oleks võib-olla, see mul iga sellise uuema popi loo osas ma räägin, et ma tahaks instrumentaalosa võimsamalt ja et vokaal oleks seal rohkem sees ühe instrumendina. Siin ka hästi esil on see vokaal. See Boy Pepperoni tehtud taust on seal väga huvitav ja esialgu ma keskendusingi rohkem sellele. Kuulan sõnu ka, aga praegu 8. 8 oli kirjas. Seal olid hästi, vahepeal oli see gitarri sound ja käik oli väga huvitav, mingisugune selline spetsiifiline 80-ndate, ma ei oska öelda, mitte päris indie, aga mitte ka päris pop, kuskil vahepealne selline asi, ma ei tea, ütleme siis Durani B-poole gitarri sound, kui ma täpsemalt. Anvar Leen, Südame järgi ja 20 punkti. At the end of the night, I
esmakordselt muusikanõunike podcastis ja ka meie saates Ameerika laulja Somber ja Homewrecker. Saan aru, et meeletult populaarne artist hetkel. Ja võib-olla sellepärast ma ei teagi teda. Meeletult populaarne. Okei. Noh, ma saan ka aru, miks ma ei tea, sest kui ma vaatan, mis on ilmunud ja mis on esimesed märksõnad selle kohta öeldakse, ma ilmselt ei vajuta sinna peale, kui on selline tavaline pop-rock. Mul meenus siuke Ameerika poiste pop-rocki bänd nagu Hanson oli kunagi. Ja samas see vokaal meenutas rohkem Empire of the Sun'i ja Managementi. Mulle meenutas Animal Collective. No võib-olla ka, jah, et seal on mingi see indie faktor juures kogu seal muusikale, aga see on nii viisakalt välja mängitud, see on selline fraki ja kikilipsuga indie ja ma kujutan seda kuskil NFL-i mängu vaheajal esinemas selline bänd ja minu jaoks on kohutavalt igav. Ma saan aru, et siin on, kui võtta nii-öelda pulkadeks lahti, siis on siin kõik elemendid, sa ei saa millelegi ette heita midagi, sest kõik on nii välja peetud ja ilusti sooritatud ja seda mingit ekstaasi siin need sellised sündi akordid all kannavad ja kogu aeg midagi miski asi vajutab kogu aeg seda asja edasi ja see on tohutu selline läbipunutus ja hoog on selles sees, aga see on nii kunstlik ja tühi kõik ja üsna suvaline meloodia ka tegelikult. Mul ei jäänud tegelikult Ann Marleni meloodia ka meelde, aga lugu oli huvitavalt üles ehitatud, aga see minu jaoks on hästi tasapaks. Ma panen 4. Lauri, selline perfektselt sooritatud popmuusika pakub sulle? No võt, jah, see professionaalsus ma saan juba ammu aru, et ma oleks pidanud kuskil tumeveebi minema. Et minu isiklik maitse on kuskil ikkagi natukene teistmoodi. Täpselt samamoodi jälle laulja, mis ma eelmine kordki ütlen, laulja on täiesti impersonaalne. See ei tähenda, et ta halvasti laval. Ei, eelmine lugu, ei. Aga kõik on selline pakk. Ma kujutan ette, et see lugu sobib väga hästi teatud kohtadesse. Nii nagu paljudega lugudega on. Et kindlasti näiteks Krossi aasta kollektiivi peol või kuskil Merko ehituspeol, ma olen isegi Merko ehituspeol esinenud. Et see on tantsulugu, väiksed joogid sees, trilla-tralla, ütleme niimoodi, et tema tarbimisväärtus on väga suur, kui ta on õiges kohas õigel ajal. Kuulamis et me siin nüüd päeva, keset valget päeva stuudios kuulame seda kui muusikat. See on sama hea, kui nautida arvutist, kuidas Ikarus buss on tehtud. Ei ole teab, mis kunstiteos. 3. Siim, sina tundsid Sombri kohe ära, mis tähendab seda, et sa tõenäoliselt oskad meile ka temast rohkem rääkida, miks ta nii suur on? Seda ma ei oska rääkida, ma oskan enda suhtest. Seda küüru ei ole ületanud, et ma lähen guugeldama tema tegemisi. Kuidas seda ära tundsid? Kuidas ma ta ära tundsin? Sellepärast, et ta intrigeerib mind. Ei, ma ei lugenud siin. Aga seda häält tunnete ära siis? Ja. See oli eelmine suvi, kui ma taksoga sõitsin ja mõtlesin, miks mängitakse päevasel ajal Panda Beari mingit uut lugu raadios. Ja et mis toimub, et Panda Bearil on mingi hit. Ja jätsin sinna paika, sõitsin 2 päeva pärast uuesti takso, mõtlesin, mis asja, Panda Bearil on mingi hiti teinud, paisin selle Shazami käima ja keegi Somber. Ja siis jäingi muudku kuulma siit ja sealt teda ja seda ühte eelmise aasta kõige suuremat hitti ja siis ma nägin, et teda on aina rohkem ja rohkem igal pool ja mulle tundus, et see on nüüd põnev hetk siin popmuusikas, kui mingi uus popartist põhimõtteliselt
üks ühele varastab Panda Beari Animal Collective'i ja teeb sellest inimestele söödava väga suure popmuusika, et oluline moment. Ennekõike minu kui nagu Animal Collective'i vana fanaatiku jaoks nagu väga huvitav. Siis sattusin seal, kui käisin Tokyos plaadipoodi, kus oli ülimalt hea see helisüsteem, see muusika kõlas seal nii soojalt, magusalt, et tõesti mul tekkis tunne, et sina otseses mõttes sitast sai? Ei, mul tekkis tunne, et ma tahan kõiki neid plaate endale koju saada, see muusika on ikka nii fantastiline asi. Kusjuures mängis tõesti üks lugu alguses, mida ma eriti ei salli ja ka see tundus mulle väga hea. Ja siis tuli 2 lugu seda Sombrit otsa ja see tundus ka nii fantastiline, et ma mõtlesin, et oi, ma pean seda plaati nüüd kaaluma hakkama oma aasta parimate plaatide välja selgitamisel ja võtsin kodu tulles läbi kuulatada albumi, aga nagu albumina ikka ei kanna see produktsioon või kõik need vahendid, mis sinna taha loosse on pandud, on kuidagi nii tänapäeva mõttes naljakalt nagu banaalsed ja nii vähesed, et kas või Ann Marleeni lugu, kui detailide rohkes oli, aga see Somber on lihtsalt kuidagi korraliku kaeganud, et päiksepastilised kitarrid seal kõlama pandud ja väga primitiivne rütm ja nagu jäi nagu sellises tänapäeva standardite jaoks nagu väheks, et banaalseks jäi, jah, seda ma juba ütlesin. Ja hästi igavad sündipadjad on tegelikult, mis seda lugu kannavad. Aga iseenesest nagu kõik on nagu lugudena head korralikud, selline moment, kus nullindate indie on kokku pandud diskoga, ehk siis ütlemegi nii, Panda Bear ja Bee Gees on kokku pandud. Aga ta võiks kõlada šefimalt, ütleme nii, et Nile Rodgers võiks seda asja võib-olla ägedamalt produtseerida, kuigi tema kahjuks seal midagi uut vist ei tee, aga miks mitte, kas või Boy Pepperoni võiks produtseerida neid. 5. 6. Miks? Miks? 5 jutt oli küll, jah. Täiesti, ma ei saa aru, kus see 6 on, aga okei, selle harmooniad ikkagi nagu vetruvad. 13 punkti Somber ning Home Wrecker. Kured läinud, kurjad ilmad, haned läinud, halvad ilmad, luiged läinud, lumimaad. Kus sa tulid, Ari valge, 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 mererannast otse ilve, mererannast otse ilve, mererannast otse ilve, mererannast otse ilve, kus sa tulid, Ari valge, kus sa tulid, Ari valge, mererannast otse ilve, mererannast otse ilve, kus sa tulid, Ari valge, kus sa tulid, Ari valge, kus sa tulid, Ari valge, kus sa tulid, Ari valge,
Niimoodi järsult see laul lõppeski. See on Opus, värske singel, Hanemäng. Siim, kuidas meeldis? Jah, vaata, meil on väga palju on olnud ikka nüüd siin viimase 10 aasta jooksul momente, kus meile tullakse siia popmuusika eetrisse, nüüd siis ka klubimuusika eetrisse, tantsumuusikasse, selle regilauluga, eks ole ju. Natuke tekib mul küsimus, et kas kõik need inimesed, kes on kõik seda teinud, kas nad ei saa aru, et tegelikult põhimõtteliselt tegu ühe sama lauluga või? On ju? Mis lihtsalt erinev taust on sellel kõige taga? No see on umbes sama nagu need rockimehed räppi kuulavad. See on üks ja sama lugu ju. Jah, koputamine koputab ja keegi räägib kiiresti. Me hakka veel rääkima, kes räägib. Ja no siin kogu keegi äiutab ja siis lihtsalt beat taga on veidikene erinev. Ütleksin mina siis niimoodi profaanina, aga no come on, kogu see noodi kiikumine on täpselt ühesugune. Nii et selles mõttes mul tekib küsimus, et kas kogu see kuulajaskond ka, ma mõtlegi tegelikult, kas nad nagu ära ei tüdine sellest, et me oleme kogu aeg selles samasuguses geenides. Juba see on sul mul on see sadu aastaid on see ladestunud. Ja sa ütlesid sadu. Jah. Ja see tundub sulle nagu igavik, jah? Tundub küll, jah. Ma arvan, et sinu silmad selle lõppu ei näe. Et saame uuesti kokku ja laulame täpselt samal moel. Aga noh, tore, et see inimesi nii suurelt kaasa haarab tõesti ja nii edasi. Ning see beat ise seal, selline tema hoog rauges täpselt selle koha peal, kus ta oleks või veidikene nagu agressiivsemaks või vägivaldsemaks minna, natukenegi tekitada sellist tunnet, et mul oleks jõukatsumus temast nagu aru saada, aga ta jäi väga laisaks ühe koha peale ja nagu Zombr oli väga igav oma produktsioonis, nii oli Opus siin oma produktsioonis väga igav, kuidagi noh, ei olnud sellise elektroonilise tantsumuusika hullu fanaatiku või geeniuse touchi siin kuidagi kuulda, tahtmist seal midagi välja pigistada, ehmatada, see oli lihtsalt puhas, selge, rahulik, eelpakendatud kohvikus transikohtumise muusika, hästi siuke perekeskne reiv. Kusjuures ma ei teagi mitte punktiks, sa ütled ära või? Pane vähe. 3. Lauri, no teelt Eesti selle folkmuusikaga sa ikkagi päris võõras ei ole, oled ju ikkagi... Päris võõras ma ei ole, aga mind ka päris hämmas... võõras ei ole me keegi. Jah, just nimelt. No inimene on ikkagi laval käinud selle. Mis seal salata, mind ka hämmastab see rahvalaulu ja regilaulu otsas ratsutamine ühelt poolt, eks ole. Teisest küljest ma saan aru, et see tagab sulle teatava määra publiku ja kui sa veel suudad tutvuste kaudu kuidagi välismaale ka pääseda, siis tegelikult ei ole ju mitte midagi toredamat, kui natukene välismaal käia, süüa snitsnilt ja esitada luge.
see on ka üks elamise viis. Antud hetkel jah, ma produktsiooni koha pealt ütlen küll, et tabletimüüjate peale oli liiga palju lootusi pandud, et lihtsalt see 120 beat oli nagu väga alasti sealt tõmp ja produktsiooniga loodeti, et inimesed on selleks ajaks juba mingeid seeni söönud, et see jääks mulje, et olekski reiv. Kui ma siin nüüd teksti kallal ennem võib-olla natukene nokkisin eelnevate lugude, siis antud juhul eelnevate lugudega ma võtan sõnad tagasi, et nad olid ikka täielik Tolstoi Sõda ja rahu sellega võrreldes. See, et kus Ani koju tuleb või ei lähe või kui kodust ära läheb, et see ei ole nagu teab, mis informatsioon isegi hardama südamega inimesele kui mina. Maailmas on tegelikult seda elektroonilist etnomuusikat tehtud niivõrd palju paremini, et kui me ka Eestis vist? Isegi Eestis, jah. Kui me nüüd mõtleme, et maailm, siin Skandinaaviaski on sellised ansamblid nagu Hedingarna, Karmarna, mis on teinud täiesti hulle soundilisi asju, või võtame taanlaste Sorten Muld näiteks, hullumeelselt vinge lauljatariga, kes väidetavalt laulavad ka vanas taani keeles, millest isegi praegused taanlased aru ei saa. See on nüüd nii vana bänd, et see võib-olla enam ei tööta. Et need asjad on kõik juba mitukümmend aastat tagasi olnud, et nüüd kuulates seda, et seda oli kindlasti väga huvitav teha ja minu arust on väga tore, kui inimesed midagi teevad. 3. Ma arvan, et seda on lihtne laval esitada. Selles mõttes tegijatel endal kindlasti lõbus. Aga see 92. aasta pop-transi mingi Two Unlimitedi sound, isegi seda mitte, sest see pigem mul meenutas laste mängu asja, kus ahv tahab trummi. See mehaaniline, hästi hõre, hästi kitsas, hästi kuiv. Lõikan sulle vahel, mäletad, ma ei mäleta, kindlasti olete kuulnud sellist ansamblit nagu Trio. See oli Saksamaal, kes tegi selle laste sündiga. Aga see kõlas väga hästi. Aga see kõlas väga hästi. No just nimelt. Et siin oli kõik täis nõelutud, aga ikka ainult sama niidi ja nõelaga, see on nagu täiesti ühekülgne. Ja Siim juba rääkis, et seda on nii palju tehtud, aga on isegi kui sa võtta need kõige mainstreamimad, Trad Attackil oli super trummar, eks ole, siis Sadul on profim produktsioon. Sadul on laulja. Ja laulja, siin on lihtsalt pandud see need haned siia sellise hästi tuima ja kuiva ajast arust pop-transi otsa. See, nagu, ma ei tea, jah, see peaks nagu üles keerama, ma istusin maha selle loo ajal, muidu me seisame siin. Mul tekkis see kunagi kadunud Eeri Klass, ütles, et kui ta Jaapanis käis, oli tarvis hambaarsti juurde minna, siis hambaarst oli, nõukaajal oli veel see hambaarst oli ütelda lõpetuseks, et ärge parandage ise hambaid. Teine kord pöörduge spetsialisti poole, et siin oli selle see kõik tundus nagu väga ise tehtud või demust ostetud. Jah, elektroonilise muusika võimalused on ju lõputud ja ulatuvad kosmosesse, aga siin lihtsalt ei olnud neid kasutatud kõige viisakamalt öeldes 2 punkti. Ma ei tea, kus see teine punkt tuleb isegi tegelikult? Stereo. Ma panen 2, hea küll. Ma olen ka tunnen, et oli lahk, aga ma ei hakka tagasi võtma. 8 punkti, Opus ning Hanemäng. Jõuame ühe pala veel kuulata. Nii. Tried to kill you, Notre Dame. We know who tried to kill you, Notre Dame. We
Notre Dame, we will not be silent before investigations. They said there's nothing to see here. Nii kõlab uus Morrissey, kellelt peagi ilmub album üle päris pika aja. Tal on jälle plaadifirma ja tilgutab siin vaikselt selliseid B-poole lugusid ja see on Notre Dame. Valner. Pet Shop Boysi lugu suht. Ja mulle pigem meeldib see, kuidas ta kohati ka tüütab ära ka. Aga kui ta parimatel hetkedel laulab emotsioone hästi vaikselt, siis see on äge. Ja ta suudab laulda ka sellised üsna ühekülgsed või mitte reljeefsed, üsna lihtsad sirged meloodiad suudab laulda oma maneeriga kuidagi voolujoonelisteks ja kütkestavateks. Ja kohati on see mulle närvidele käinud, aga siin oli hästi vaos hoitud see kõik ja samal ajal ikkagi kuidagi nõretav. Ma ei ole kindel, kuidas ma selle synthpopi ühtlase tüminaga suhestun, see on ikka üsna 80-ndad oli siin, mis ei ole ka ime muidugi tema puhul. Aga 80-ndatel ta muidugi synthpopi jälestas. Jaa, selles mõttes on ime, aga see ei ole esimene kord, kui ta elektrooniliste biitidega mussi teeb, aga see oli nii otsene diskolugu praegu, et see on natuke imelik, aga õnneks oli siin jällegi Leina disko. Jaa, Paras Annus, Melanhooliat, ma panin kohati teksti ka tähele, mis sellega seostus ja eks ta ju viimasel ajal, nii palju kui ma neid intervjuud olen lugenud, ka ikkagi itkeb mingite vanade asjade ja aegade järele. Tugev nostalgia on tal üldse nagu sees ka muusikas ja miks mitte. 7. Lauri. Jaa, siin olid kõik 80-ndate võtted olid olemas, kõikide fotobändide ja kõikide mitte fotobändide, ma ei teadnud seda lugu ja eelmisel nädalal tuli. Alguses ma ei oleks ka imestanud, kui laulja oleks hakanud soome keeles laulma ja
noh, minul jälle see laulmine, ma oleks tahtnud, et ta natukene oleks kuskilt, ma ei tea, kas Rick Astley't kuidagi kõvema häälega ka kuidagi midagi teinud. See on huvitav, et sa Rick Astley't mainid, sest et Rick Astley Glastonbury festivalil esitas The Smithsi ja Morrissey lugusid bändiga. Soo. Läksid selle kavaga isegi turneele. Ja, sest see oli niivõrd populaarne, sest et Smiths ei tule kunagi kokku enam, kui meeletut raha pakutud neile sellest ja nii edasi. Ja siis Rick Astley esitas neid ja ma vaatasin ja see oli väga hea. Ja vaata, kui see Duran Durani või midagi, et seal need lauljad nagu panid selle, mingil hetkel nad lasid selle nii-öelda, võtsid Keidi pealt maha, laulsid korraks. Siin, ilmselgelt see oligi nii mõeldud, aga võib-olla see jäi mulle napiks, aga muidu oli ta eelmisel nädalal tehtud vanainimeste muusika heas mõttes, selles mõttes, et seda muusikat tehti väga palju 80-ndatel ja nii nagu miniseelikki pidavad tulema iga 30 aasta tagant eriti moodi, kuigi vist nüüd on selle moega kuidagi hoopis teist moodi. Nüüd on kõik moes, jah. Ja nüüd on kõik moes kogu aeg, siis igaühes nüüd 80-ndad on muusikas ka praegu moes. Tubli 4. Tubli 4. Jah, 80-ndatel oli ka sellist elektrot või siis eurobeat just nimelt Mandri-Euroopa sellist asja, kus kujutati seda uut elektroonilist muusikat, seda tantsubiiti ette sellise mingisuguse salapärase, vandeseltslasliku või hästi kunstipärase mingisuguse kabaree muusikana. Neil oli kohe selline hoiak, et nad ei ole nagu, ütleme, et see võis alguse saada Sparksist. See idee jõuda Euroopas teistsuguste lahendusteni, eks ole ju. Ja selle loo mulje oli just siuke. See, kuidas Morrissey laulis, ma ei ole vahepeal tema plaate kuulanud ja ma väga vabandan, et see jutt nüüd läheb sinna paika, kus ma vist nagu heidan inimesele seda ette, et ta vanemaks läinud ja siukest asja inimesele ei tohi ette heita, aga ta kõlas nagu ta oleks laulnud mõni prantsuse daam kuskil kabarees, nagu prantsuse naine, peaaegu nagu Amanda Lear, ma mäletan, mis rahvusest oli Amanda Lear, aga selline kõla oli. Üks Eesti ajakirjanik nimetas seda Mamba Leariks. Mamba Lear. Mandoliin. Mamba Lear. Amanda Learid läheb meelest. Ja selline vana ta on muidu, ta on mingi 70 või? Jaa, aga temaga võib selles mõttes õiendada, ta ise õiendab ka väga palju, nii et kellega ta õiendab? Morrissey. Absoluutselt kõigiga. Ütles, et Elton Johni, et see oleks ainuke kord, kui ta oleks nõus liha sööma, kui tema süda tuuaks. Palun väga. 70 see on ka ilusti öeldud, et ta ei nagu niimoodi lihtsalt nõmedalt ei sõima kedagi, minul on hoopis kahju, et temast on nüüd siuke vandenud ja igal juhul tema ei hakkaks õiendama, et nii inetult ei tohi inimese vanuse kohta 70 ei ole veel, ma ei usu. Ja see muidugi üllatav jah, et ta sellises elektropopis on, leian ma praegu Morrissey siin aastal 2026 ja kõik see kõlas kokku, seal oli mingisugune õõvastav asi minu jaoks sees, midagi pahaendalist lükkas eemale. Kurval teemal, hirmsal teemal. Ja ning suures ta veel muutis selle loo sõnu. Sunniti. Ning ma kindlasti ei saanud praegu lõpuni aru sellest loost või ka sellest, et kuidas ma sellesse suhtun. Mine tea, äkki hakkab meeldima, aga üks asi veel, mida ta väga meenutas. Ka üks mees vanuigi hakkas diskopoppi tegema ja võib-olla ka see sõnade kombinatsioon
andis seda võtid kätte. Leonard Coheni lugu, see First We Take Manhattan. Jube hea lugu. Täpselt sama asi. Leonard Cohen ei olnud üldse halb. No jah. Eestlane kiidab. Palju annad? Juut ka ja... Vaat siin ukse taga oodatakse juba närvis. Ma panen 7. 7. Mida ta juba ootab? Mis kellel? Ma ei tea, mida ta ootab. See teeb 18 punkti, aga teeme siis selle lõpu ka nüüd ruttu ära. Soovitame üritusi. Ma siis alustan. Mina soovitan minna täna, kui täna on reede, siis minge Ida Raadio uuendatud majja. Seal on nüüd rohkem ruumi ja seal on väga lahe DJ õhtu Orfeu the Wizard Hollandist, plaadifirma boss ja super maitsega tüüp mängib plaat ja lisaks seal ka Rutu poissi Ats. Paarida. Mina soovitan black metali, eksperimentaalsema metali festivali Holes of Winter. See toimub klubis Tapper ja toimub terve nädalavahetuse. Ansamblid on eri nurkadest ja mingi sinna. Ma soovitan Lill Till Helitehas 27.2. Äkki Lauri soovitad ka mõnda üritust, kuhu sa ise plaanid minna? No ma ise plaanin minna 21. veebruaril Krüpti, sest me Peetriga esineme seal. Aga ma soovitan kindlasti, kui muusikahuvilistele võtta Spotify's selline artist nagu Mabe Fratti, kes on Guatemala päritolu Mehhiko artist, tšellomängija ja laulja ja tal on bändid ja tal on mitu albumit ja võt, sellega on küll mõnus ennast vahest erutada ja pead otsest ära lasta. Paneme kirja. Meil oli külas Lauri Saatpalu, stuudios oli ka kriitikud Valner Valme ja Siim Nestor. Mina olen saatejuht Raul Saaremisse, täname Tepslit, Muusikalinn Tallinnat ja Converse Eestit. Oleme tagasi nädala pärast ja ühtlasi soovitan kuulata ka meie seda esimest muusikanõunikut pluss osa, mis tuli ka siin paar päeva tagasi välja, mis fotograafis kas salvestati koos Anton Korbaniga. Korbain. Nägemist. Oi jah, kõike head.